Tere tulemast! Tere tulemast Ene Mihkelsoni mälestuspäevale Rännakud Enega. Meil on suur rõõm nüüd edasi minna Ene Mihkelsoni kultuuripreemia, kultuurimõtestaja preemia üleandmisega. Minu nimi on Aija Saakova, mina olen Ene Mihkelsoni seltsi juhatuse liige. Ja nüüd ma kutsungi siia preemia, kultuurimõtestaja preemia üleandmiseks ja kõigepealt ka nominentide tutvustamiseks meie kultuurimõtestaja preemia žürii liikme, aga ka Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi juhataja ja pikaaegse kultuuriajakirjanduse uurija Ragne Kõuts-Klemmi. Nii et palun, Ragne. Aitäh kutsumast ja lugupeetud publik, head seltsi liikmed, külalised. Mul on tõesti suur rõõm siin täna teie ees seista niivõrd erilise sündmuse puhul paar sõna öelda. Žürii oli 4-liikmeline, lisaks minule Aija Saakova, Marju Lauristin ja Merle Karusoo. Ja tuleb tunnistada, Brita Melts, vabandust, jaa, mitte Aija, oleks huvide konflikt, arusaada. Ja tõepoolest meie töö ei olnud tänavu lihtne, sest esitati väga tugevaid kandidaate, kelle vahel tuli pikalt vaielda, keda siis esile tõsta. Ja lõpuks nominentidena tõusid teiste seast esile Maarja Kangro, Piret Kriivan, Jaak Jõerüüt ja Jaan Tootsen. Ja tõepoolest, kõik need inimesed on oma tegevusega mõtestanud, rikastanud igapäevaselt meie kultuuripilti, nii et kultuuritõlgendused oleksid nüansirohked ja mitmetahulised. Kaalusime valiku tegemisel eelkõige seda, kes siis oma tegevusega kannaks edasi Ene Mihkelsoni pärandit, mõtestaks raamatukultuuri ja kirjanduse kaudu ja nende tõlgenduste kaudu ühiskonnas toimuvat. Ja kõik on selles mõttes väga olulised mõtestajad ja ka väga nähtavad avalikkusele. Nii et me tõstsime esile kõigi puhul seda väga spetsiifilist, millega nemad on panustanud. Nimelt tõstaks esile seda, et just Jaak Jõerüüti arvamuslood ajakirjanduses sõnastavad eesti keele ja avatud ja kriitilise meele hoidmise tähtsuse. Maarja Kangro on lõppenud aastal väga mõjusalt läbi kirjanduse prisma tõlgendanud, mõtestanud Ukrainas toimuvat. Piret Kriivani südameasjaks on olnud igapäevases töös Vikerraadios lõppematu Eesti loo jutustamine ja Jaan Tootseni Ööülikool on toonud kultuuritõlgendusse lisaks sisukatele vestlussaadetele ka väga jälgitava formaadi ka noorte hulgas kultuuri mõtestamisel. Ja žürii otsustas, et tänavune kultuurimõtestaja on Jaan Tootsen. Palju õnne! Kõigepealt, kui palju aega on. Selles mõttes mitte, et keegi juba hommikul küsis, et Jaan, et tõstan selle poole, et 20 minutit, selge. Ja ma loodan, et see on see omade vahel oleku vaim, mis on siin olnud hommikust saati ja on erakordselt huvitav päev olnud. Kõigepealt suur tänu selle tunnustuse eest. Ma ikkagi muidugi tohutult rõõmus
tohutult tänulik ja ma täiesti annan endale ju ka aru, et selles rollis, kui me räägime ööülikoolist, siis mina olen ikkagi ju vahendaja. Ja see võib-olla siis on, et see on nagu kuulaja auhind. Et inimene, kes on kuulanud, eks ju. Ja see on ju väga, iseenesest see ööülikool, ma ei ole seda kunagi ka varjanud, on olnud väga egoistlik projekt, et ma olen tahtnud, kuidas on siis, kuidas Marie Curie ütles, et kuidas riigi rahade eest rahuldada oma isiklikku uudishimu. Ehk siis, või siis ütleme niimoodi filosoofselt kõige laiemalt, et ma ikkagi tahan ju teada saada, et miks me siin maailmas oleme või mida me siin teeme, eks ju, et ma ei ütle ainult mina, aga või nii nagu Uku Maasing küsis, et kuidas me oleme sattunud siia näidendi ossa. Et need on need kosmilised küsimused tegelikult. Nii, ma ütlesin lihtsalt spikrina, et mul on kaasas Ene Mihkelsoni Vaba inimese tunne. See on seltsi poolt ilmselt toetatud raamat, väga tore kogumik on. Ja siin on üks mõte, mis võiks olla peaaegu, et ööülikooli manifest. Ja siis Ene Mihkelson intervjuus Urmas Vadile ütleb niimoodi. Kirg mõista maailma, mis on mõistetamatu, nii kuristikuline, nii ülev, nii imelik inimese mõistusele. Me tunneme universumit ja inimese olemust tegelikult vähe. Et kui me ennast ise ära ei hävita oma tehnikaimede ja aeg-ajalt lahvatava suure tapakire tõttu, siis seda imestamist jätkub. Et see on nüüd see suur ime. Ja siis ma jalutasin üks päev Kalamajas ringi, mõtlesin kõike, mis tarka ma võiksin rääkida kultuurist ja kõigest ja siis ma sain aru, et see seltskond, kes siin on, lugesin kokku ka siin on 5-6 inimest, kes on ööülikoolis käinud, need ebaproportsionaalselt kõrge Ene Mihkelsoni seltsi osalus ka ööülikooli tegemistel ja nende maailma mõtestamisel. Ja siis ma mõtlesin Ene Mihkelsoni peale, iseenda peale, istusin Urmas Vadi raamatukogus, lehitsesin kõiki neid väga toredaid isiklikke pühendusi, mis on Urmasele Ene kirjutanud. Ja Urmas on tõesti väga sügavale hüpanud ka Ene maailma. Ja siis ma mõtlesin, et miks mina olen, ikkagi kuidagi on tundunud, et mul on see kõik ees veel, et see on hästi tore tunne. Ja nüüd tundub täielik paradoks error, mis ma ütlen välja, aga see aukartust äratav Ene Mihkelson on mulle tundunud lihtsalt liiga lähedal. Et mul on palju lihtsam olnud lugeda põlvkond hilisemaid või siis põlvkond varasemaid. Ja ma räägin ühe loo, nüüd on see saladuse lugu, ei ole seda kunagi sellel kujul kellegile rääkinud. Et miks need samad mustrid, mis need pained, mis on olnud 50-60 aastat ja mida tema tegelikult nii kunstiliselt lahedalt lahkab ja kuidas jõuda selleni välja, et me saame aru, et kuidas me sünnime mingisse aega, millised valikud meil on eetiliselt üleüldse. Ja siis ma mõtlesin, miks need teemad nii lähedal on ja miks ma neid natuke kardan, on see, et üks lugu, ma arvan, et ma olin siis kuskil 7-8 aastane. Kõigepealt ma pean võib-olla alustama ka sellest, et mina lapsena väga hästi teadsin, kes on metsavennad. Sest et metsavennad tapsid minu vanaisa. Ja see juhtus niimoodi lihtsalt. Ta ei olnud ei punane ega valge, aga ta lihtsalt oli, kuidas öeldakse siis, valel ajal, vales kohas. Ja ta sai kuulivalangu, kuna jahitid ühte teist meest, keda metsavennad jahtisid. Ja see suhe metsavendade ja metsavendlusega. Aga nüüd siis see lugu, mida ma ei ole kunagi rääkinud, meenub. Ja miks ma neid lugusid ka räägin, sest et nii nagu Jaak Johanson ütleb, et universumis on kõik isiklik. Ja ma olen tükk aega mõeldud, et mida see siis ikkagi tähendab, aga seda ta tähendab. Et
kõik need sündmused kunagi ju siis toimusid sõja lõpuaastatel Rõuges ja ühel talvel, see võis olla siis ma 7-8-aastane, läksime isaga koos suusatama, tulime Tallinnasse, sõitsime Rõugesse ja siis isa ütles, et kuule, et ma näitan sulle siin neid vanaisast jäänud pabereid. Ja siis ta tõi, meil sealt külmast toast, tõi mulle vaadata, et mis siis oli. Ta ütles ka, et vanaisa taskus on need pärit, eks ju, vanaema võttis välja, siis kui ta seal maas lamas. Ja see oli niisugune kalender ja siis seal mingid kirjad ja mis asjad kõik seal olid. Ja siis väga hästi ei saanud lugeda neid kirju, sest need olid niisuguse paksu pruuni värviga koos. Ja siis korraga ma vaatasin, et kuidas isa näo ette tekkis nagu vari ja ta ütles, et see on tegelikult veri, et ta nüüd esimest korda saab aru, et need kirjad olid taskus, seal olid need augud sees, see oli see veri. Et see, mida me pidasime kogu aeg mustaks või punaseks või selleks pruuniks värviks, see oli tegelikult veri. No vot, nii lähedal me olemegi, et see Ene Mihkelson tundub nii kaugel kõikide nende teemadega. Aga tegelikult see on nagu suur kotkas, mis võtab meid kõik enda kaissu tegelikult. Ja siis ma olen ikka mõelnud, et mida see ikkagi meie pere jaokski tähendas see. Ja see ei ole ju meie pere lugu, eks on, nagu te saate aru, et see on eestlaste lugu. Ja mulle väga meeldisid täna need Enekeni kirjad, mis ta luges ette, need e-kirjad, hoidke oma e-kirju, palun kõik. Et see on suur kultuurivaramu. Tänu sellele üldse, et on olemas kirjavahetused, on olemas, ongi meie ajalugu olemas. Ja kõik e-kirjad tuleb alles hoida. Ärge ühtegi ära kustutage. Ja need e-kirjad, mis on siis kirjutatud 2014, just selle Ukraina kõigepealt Krimmi, natuke isegi varem, ja siis Ukraina okupeerimise, siis tulid ju kohe, eks võeti lausa Krimmi poolsaare ära. Ja see, kui täpselt Ene tunnetab seda olukorda, see oli aastaid tagasi, eks ju, kui ennustuslikud on need kirjad praegu. Ja see on täpselt selle tõttu, et ta mingid asjad väga hästi selgeks mõelnud endale. No vot, ja siis, aga miks seda kõike vaja? See ongi tegelikult see, ma arvan, et nende raamatute aktuaalsus on seda tugevam nagu selles meie ajas praegu, sest et see ongi meie selline nagu vaimuvirgutus või trööst. Et me teame, et me oleme tulnud väga rasketest aegadest läbi, igasuguseid jamasid on olnud, perekondlikke jamasid, ühtesid jamasid, teisi jamasid, ja me ikkagi oleme vaimult vägevad. Oleme siia ära pusinud siia, ja see on nii lootusrikas nagu tuleviku mõttes. Ja miks on vaja keskmaarakette? Selle jaoks, et kusagil on üks poiss või tüdruk, kes üleval katusega ambris mängib viiulit. See on kõige olulisem, et seda viiulit ei tohi unustada. Aitäh! Aitäh Jaanile. Nüüd me teeme pisikese hetkelise ringipaigutuse ja siis me kutsume siia vestlema Eneken Laanese, Mirjam Hindrikuse, Indrek Ojami ja Marju Lauristini romaanist Kuju keset väljakut. Aga siis hetk läheb aega, me paigutame. Head Ene Mihkelsoni mälestuspäeval osalejad. Alustame siis vestlusringiga Ene ühe varase romaani, lühiromaani Kuju keset väljakut teemal. Ja ma tutvustan ka oma vestluspartnereid, siis kõigile tuntud Tartu Ülikooli emeritprofessor Marju Lauristin, Undere Tugase kirjanduskeskuse juhtivteadur Mirjam Hindrikus ja Tartu Ülikooli noorem teadur Indrek Oja.
pean ütlema, et meil esialgselt oli Aare pilv ka kambas. Aare on haige ja mul on väga hea meel, et Indrek Ojam sai kiiresti hüpata seltskonda, aga Aare nüüd täna esineb meil küsimusega. Ta saatis ühe küsimuse, mis seda oleks väga huvitanud siin arutada. Ja võtkegi seda arutelu tegelikult sellises vabas vormis vestlusena, sest meil olid ka mingisugused küsimused, aga kuna inimesed muutusid ja nii edasi, et siis meil ei ole see kõik nii läbi komponeeritud. Võib-olla ma alustuseks tahan öelda, et kui te kõik teate, Kujukeset väljakut ilmus 1983. aastal kaksikromaanina ja raamatu pealkiri oli Matsi põhi. Ja kuna Matsi põhi ilmus varem juba Loomingus, et siis ka nendes kaasaegses kriitikas, mida me ka vaatasime selle vestlusringi jaoks huvi pärast, et mis siis omal ajal nendest raamatutest mõeldi. Ja siinkohal ma tahaksin tänada Eesti Rahvusraamatukogu alati lahket kirjandusspetsialisti Signe Suursöödit, kes siis tegi meile need vanad arvustused digitaalselt kättesaadavaks. Siis sealt on näha, et tegelikult võib-olla just selle tõttu, et Matsi põhi ilmus Loomingus varem ja seda hakati kohe kiiresti arvustama, et Kujukeset väljakut on nagu saanud vähem tähelepanu omal ajal. Ja ka võib-olla sellepärast, et hiljem jällegi Matsi põhi, seda peetakse siis võib-olla Ahasveeruse ja Katkuhaua eellooks mingis mõttes ja need romaanid on omakorda seda Matsi põhja valgustanud, et selle tõttu Kujukeset väljakut on igati vääriks uut pilku. Ja ma tahaksin, me oleme täna palju rääkinud Ene elust ja on palju mälestusi vahetatud, aga võib-olla ma panen ette vestlejatele, ma ei tea, kas see on hea ettepanek ja kas te tahate seda teed minna, aga lähtuvalt siis sellest kahest motost, mis üks on juba nagu nimetatud Collingwoodilt ja teine on Rousseau'lt, et me vaataksime seda teksti kui sellist biograafilist või autobiograafilist ja just selles, kuidas see tekst suhestub selle žanriga. Et Vaino Vahing omaaegses arvustuses ütles, et need motod on seal tekstis küll täiesti üleliigsed, aga me teame, et seal tekstis on ju ka väga põhjalikult suhestutud Rousseau ja Collingwoodiga ja selle tõttu ma panengi ette siis rääkida sellest kui autobiograafiast või biograafiast, aga nimelt Anna omast, mitte Ene omast. Et me siin Maimu ajas meid segadusse öeldes, et Enel oli ka selline sinine siidkleit ja poiste kingad nagu Annal selles tekstis, aga sellest ärgem laskem ennast segada. Et ma küsiksingi siis kõige alustuseks, et mis teile sellest žanrist lähtuvalt selles tekstis oluline on või see, kui mingisugune siis autobiograafia või biograafia kirjutamine siis Anna oma, kui kellegi eluloo kirjutus. No võib-olla ma alustan siis, et see minu meelest praktiliselt igas peatükis tuleb esile see elu ja kunsti suhe ja see elu, et see on kahtlemata ka siis indiviidi elu, et minu meelest, kui nende motode peale mõelda, et siis alates siis valgustusest ja romantismist muutub indiviid hästi oluliseks ja siis see indiviidi elu, et noh, üks kindlasti vihje on siin sellele, et me suuresti oleme pärit sellest perioodist, aga et kui siis tähele panna, et kuidas selles romaanis Rousseau'ga üsna alguses kohe suhestutakse, et siis tegelikult ju vägagi kriitilises võtmes. Ja siis mulle meenub ka, et ühes teises peatükis
on juttu sellest, et niipea kui inimene hakkab elust rääkima, siis ta hakkab rääkima ka ju elust palju laiemalt ja teistest inimestest. Et ma nagu veel kord rõhutaksin, et see elu ja kunsti suhe on siin hästi oluline, vastastikune suhe, vastastikku üksteist peegeldamine ja et minu meelest alates modernistlikest tekstidest saab see üha olulisemaks, et ilmselt ei olegi nagu sellist modernistlikku teksti, tegelikult see hakkab kõik peale juba dekadentsist, kus see elu ei oleks kuidagi esiplaanil. Et selles mõttes ma nagu võib-olla ei rõhutaks ka seda oma elu loolisust siin nii väga, sest minu meelest sellised enamik modernistlikke tekste on alati oma elu loolised ka kõige muu hulgas. Ma mõtlesin, et ma võib-olla võtan kinni sellest väiksest vahingukriitikast, mille sa välja tõid, et tõepoolest omal ajal Vaino Vahing kuidagi siis tõi välja selle, et milleks üldse need motod seal ees on. Ja minu meelest ma küll, ma näen nagu oma põlvkonna inimesena seda, ma ei olnud siis nende arutelude keskel, mul on nagu hoopis teistsugune pilk sellele, aga mulle tundub, et võib-olla nagu Vahing ootas hästi palju kirjanduselt sellist nagu pihtimuslikkust, täielikku mingit isiklikku pihtimust ja siis ta mõtles, et milleks võib-olla seda intellektualiseerida. Nii palju, kui ma aru saan, ta otsis hästi palju sellist autentset kogemust ja lihtsalt selle sükast tõelist nagu peegeldamist oma tekstides, aga nagu Ene Mihkelson teistsugune autor algusest peale mulle tundub ja seal need kaks motot, et üks neist on siis sellelt Robin George Collingwoodilt, kes oli Briti filosoof 20. sajandi alguses ja kelle peamine ala, kus on tema kõige mõjukamad kirjutised on avaldatud, see on just ajaloofilosoofia. Sellena teda õpetatakse ülikoolis praegu ka. Ja Ene Mihkelson, tema jaoks olid nagu just ajaloofilosoofilised küsimused olid lõpuks sellised kõige fundamentaalsemad ja on ka teada, kui palju ta luges seda materjali, nii palju, kui ma olen kuulnud noppeid erinevatelt inimestelt ja vaadanud ringi tema selles raamatukogus. Et ma võtaks seda hästi esialgu lihtsalt niimoodi hästi avatud või nagu sellise katsetusena midagi sellel teemal kirjutada. See oli võib-olla tal see võimalus võtta see kirjanduslik vorm ja siis kõik oma need intellektuaalsed otsingud kuidagi selle kõikide nende pingete, nende paradokside kohta, kuidas mingisse vormi panna, võib-olla. See oli siuke mõte. Aitäh. Ma lugesin ka nüüd tänaseks nagu häälestudes selle kuju uuesti läbi. Ma ei olnud teda sellest ajast lugenud, kui ma teda esimest kord lugesin peale seda, kui ta tuli. Ja soovitan kõigil seda teha muide, kes ei ole seda teinud. Sellepärast, et tõesti täna loed hoopis teise pilguga ja näed asju, mida siis nagu vahetult ei märganud võib-olla ja osanud nii oluliseks pidada. Ja siin on minu jaoks nagu kaks asja, mida ma kõigepealt tahaksin öelda. Ene Mihkelson tegelikult oli väga eneseteadlik kirjutaja. Tema jaoks iga romaan oli täiesti teadlik ka selline vormiline katsetus või eksperiment. Ta mõtles väga läbi seda, kuidas ta kirjutab kompositsiooni, kõik need nagu keeletasandid ja nii edasi. Ja see kuju keset väljakut on tegelikult üsnagi erandlik, sest kui vaadata teisi romaane, seal on tegemist pidevalt selle niisuguse dialoogiga nagu kas kahe autori mina või kahe hääle vahel. Siin aga on ainsana muide üks selline läbiv tegelane, tõesti nagu öeldakse tegelane, kangelane,
Ja näidatakse selle kangelase kaudu seda sellist kahesust või nagu mitmekihilisust. Nii et selles mõttes see on täiesti teadlik katse kirjutada teistmoodi, sest Matsi põhi on kirjutatud, eks ole, esimene katse teha seda niisugust dialoogi sellel pinnal, et nii-öelda keegi Mihkelson, eks ole, ja siis veel keegi lüüriline mina, aga siin on niisugune kangelase kaudu, enel teisi selliseid kangelase keskseid proosatekste ei ole. Ja ilmselt ta ei pidanud siis seda võib-olla ka kõige paremaks viisiks. Nüüd, kui vaadata seda tegelast ennast, seda Annat, siis kui ma nüüd seda lugesin, siis mulle meenus, et kui ma seda esimest kord lugesin, võib-olla selle tõttu ka, et siis ju Ene ise oli olemas ja kommenteeris ise ja jutustas ise ma neid ka samu neid episoode mitmeid, mitte ainult Kingi, vaid ka mõnda muud episoodi olin ju nii-öelda väljaspool kirjandust kah nagu juba kuulnud. Ja siis nagu tuli väga selgelt esile see pool, mis rääkis sellest koolist. Kogu see koolisüsteem ja see Makarenko koloonia nii-öelda kõik need asjad. Aga kui ma nüüd uuesti lugesin, siis sama tugevalt tuli esile selle teise poole osas, eks ole, kõik see, mis puudutas seda hoopis teist niisugust tasandit juba selle täiskasvanud inimese puhul, eks ole, kõiki neid, kuidas need probleemid kõik ilmnesid. Ja minu jaoks siin ma mõtlesin, mis siis see sõna on, mida öelda, mis siin see kõige tähtsam sõna on. Ja mulle tundub, et see on ikkagi see niisugune, ütleme, vaadates ka natuke sotsiaalteadlase pilguga, mida me sotsiaalteadustes nimetame selle inimese enda eluilma ja siis selle süsteemi vaheline nagu vahekord. On olemas niisugune kontseptsioon Habermasil, eluilma koloniseerimine süsteemi poolt. Ja tegelikult see, mida me siin näeme selle sama Anna kaudu, on teadlikult ja teravalt välja toodud, kuidas see sama nõukogulik või totalitaarne süsteem tegelikult täielikult on allutanud selle kangelase selle nii-öelda mina-ilma. Ja kuidas siis see kangelane hakkab nagu tajuma seda, kuidas seda konflikti järjest enam. Alguses me näeme, et see on niisugune, nagu mingisugune nagu ebamugavus, sest et ta on nagu harjunud ise sellise kahetise olemisega. Ta ütleb, et ta seal väiksest peale teadis, et siin on nagu need asjad, kuidas peab olema, eks ole, ta tublilt järgis kõiki reegleid ja siis tundis niisugust väikest ebamugavust, kui äkki selgus, et teised päris nii hästi ei järgigi neid ja näevad asju nagu teistmoodi. Puutus kokku nii-öelda loomulikumate inimestega. Ja me näeme, et järjest seda teksti järjest, mida lõpupoole seda enam tuleb välja see niisugune nagu sisemine, siis traagiline või tegelikult see on niisugune traagiline iroonia või irooniline traagilisuse käsitlus, see iroonilis-traagiline pilk nüüd sellele, kuidas moodi see sama siis mina, see Anna mina nii-öelda, kuidas ta ise ennast hakkabki tajuma mingis mõttes sellise süsteemi poolt nagu vägistatuna või ühesõnaga süsteemi poolt nagu selliseks kujundatuna, et tal ei olegi jäänud nagu enam võimalust selleks päris loomulikuks eluks. Ja siis see konflikt sellise süsteemi poolt loodud sellise kunstliku, mehaanilise, survestatud sellise nagu olemise raamide ja võimaluste ja vormide ja siis selle nagu välja tuleva instinktiivselt mingites olukordades alguses lapsena pärast, kui me vaatame siin neid samu nagu mehe ja naise suhted, kõiki neid, eks ole, siis jällegi see konflikt selle niisuguse inimliku loomulikkuse ja siis selle süsteemi poolt peale surutud sellise vägivaldse survestamise vahel. Ja see, kuidas siis see Anna kaudu siis see muutub selliseks eneseirooniliseks, sest et Ene ise üldse salati, et ta väga tahaks, et saadaks aru, et tegelikult tema jaoks on väga oluline enese üle nalja visata, enese üle naerda. Ja see enese üle naermine, see iroonilisus selle süsteemi suhtes ja selle enese suhtes, ma arvan, et siin on see väga oluline. Ja siin on muidugi viidud see iseendast ju absurdi tegelikult, see on absurdne tegelane. Ja just nimelt läbi selle absurdi on ka selle süsteemi absurdsus tegelikult ju välja toodud. Võib-olla siinkohal on tegelikult õige küsidagi kohe küsimust, mida Aare Pilv oleks tahtnud küsida oma kaasvestlejate käest.
no tegelikult osa, eks ju, sellest süsteemi ja selle Anna vastandusest on nagu üldine see erandatuse ja mittekuulumise tunne, eks ju, mis on seal selles tekstis nii tugev. Ja ta tunneb ennast kõigist teistest eraldi seisvana ja eraldi teistsugusena. Aga Aare märkas, et selles omaaegses kriitikas tegelikult päris tihti märgiti ja ma arvan, et Viivi võib-olla oli ka üks nendest, kes ütles, et Anna esindab teatud tüüpi, et see oli nagu see tema nagu ta oli laiemalt tegelikult kõnekas ja võib-olla ise sugugi mitte erandlik selles mõttes. Ja võib-olla võikski küsida, et mis, eriti need, kes neid omaaegseid taustu teavad, võib-olla Viivi või Marju, et milles siis selle Anna tüüpilisus seisnub, et kuidas neid kahte asja kokku viia, et on nii teistsugune kui teised, aga samas, et nüüd kas tegelikult see, mis sa just rääkisid, kas annabki vastuse sellele, et sest see nii-öelda see süsteemi ja inimese suhe kindlasti oli samasugune ka paljude teiste inimeste jaoks, mitte ainult nõukogude ajal, mitte ainult Anna jaoks. Ma ei tea, mul tuleb tüüpilise tüübina, kes seda puhast Annat ilma selle Anna teise poole ta kehastab omaaegse ülikooli nii-öelda teise osakonna, juhulem teine osakond oli KGB osakond. Meil oli seal üks naisterahvas, see oli väga niisugune tüüpiline süsteemivalvur. Ja selles mõttes muidugi nagu selle Anna enda, kuna tema ei ole ju nii ühemõtteline, üheplaaniline, temal on väga tugev seesama eneseiroonia ja seesama sisemine vastuolu, temast nii-öelda välja ulatuvate, välja purskavate ja siis nende nagu peale pandud vormi vahel. Või nagu Enel ühes luuletus on see käsi, mis ripub ikkagi välja sellest nelinurgast või ruudust, eks ole. Võib-olla siis siin, kui tahtasin seda tüüpi näha, siis mina näeks pigem seda sellise veeberliku ideaaltüübina. Mitte selles mõttes, et nagu oli sotsrealismi puhul, et tüüpiliselt tegelised tüüpilistes olukordades, vaid ikkagi sellise ideaaltüübina, kus on äärmuseni välja joonistatud mingisugune suhe selle sama kahe lähenemisvahedest, kui me räägime Rousseau'st ja Collingwoodist. Miks on see Rousseau ja Collingwood? Siis tegelikult see on ju erinevus, mida ta näitab kahe niisuguse siis pedagoogilise filosoofia või inimese kujunemise filosoofia vahel, mida tänapäeval me siis näeme ühelt poolt, kui me meenutame kas või sama Toomas Salomõtse Kaplinski raamatut, see sundimatu kujunemise ja siis selle nii-öelda teadliku ideaalist lähtuva kasvatamise või isiksuse kujundamise vahel. Ja see on see, mis on nagu selles, miks need kaks tüüpi seal on. Ja ma võin lihtsalt joone all märkida, et Ene tõesti luges Collingwoodi suure huviga. Ja mitte ainult sellepärast, et ka ajaloofilosoofilist, ta väga huvitas ennast ajaloofilosoofia. Aga see just nimelt selle kahe lähenemise ja siin, mis oli ju selle nõukogude süsteemi puhul, ju väga keskne oligi see sama uue inimese kujundamine, ideaalse inimese kujundamine. Ja see on see, mille üle Ene siin tegelikult läbi selle Anna ikka seislusele tirvitab, eks ole. See on ikka, see iroonia on ju väga niisugune eitav ja irvitav lausa. Ja see on samal ajal ise enese üle irvitamine, nähes endas neid jooni. Ja kuhu see nüüd tänapäeval rääkides, kuhu see peaks lugeja kutsuma, on avastama ise endas ka neid totalitaarse süsteemi jälgi ja jooni, mis tal ei ole võib-olla üldse enam punast värvi, on tal olla ka mingit teist värvi. Aga samasugune asi, kui sellise ideaalse struktuuri peale surumine, mingite reeglite, mingite arusaamade peale surumine ja kui selle vastuolu siis selle inimese loomuliku nagu isedusega. Mirjam, Indrek, tahate te midagi tüüpilisuse kohta arvata? Ma ei tea, kas ma oskan nüüd selle tüüpilisuse kohta, aga võib-olla siin võiks nagu tõstatada ka selle küsimuse sellest pealkirjast, et tegelikult seda küsimust on meile ette ei pannud, aga et see pealkiri on ju niivõrd mitmetähenduslik, et mida see siis võiks tähendada, et kuju keset väljakut, et kui ma Rutt Hinrikuse oma emaga arutasin seda, siis temal oli see mõte, et see on kindlasti Stalini kuju. Aga et meenutagem siis, et see romaan hakkab ju sellega peale, et Anna seisab siis keset Raekoja platsi, eks,
ja et ta justkui nagu tahab sulanduda massi, eks, et ta tahab nagu esindada seda kollektiivset häält, siis seda nõukogude inimest, siis nagu ma aru saan, aga et siis samas, et ta on niivõrd eristuv, niivõrd individuaalne, et tal üldse ei õnnestu see. Ja siis sealt Rousseau tsitaadist ju tuleb välja see vihje, et me kogu aeg vahetame maske, eks, et minu meelest tõesti seal ei ole nagu ainult seda kahestumist, vaid on pidevalt selline mitmestumine ja et nagu Marju ütles, et seal on see kangelane, et see on nagu erandlik romaan, aga tegelikult seda kangelanna siis on ju, aga et seda kangelannat vahendab ju nagu seal romaanis on öeldud, kõike teadev kõrvaltvaataja, mis mulle nagu väga meeldis. Et seal see kahestumine on juba selle kõike teadva kõrvaltvaataja vahel, tegelikult kes räägib endale pidevalt vastu ja siis, ja võtab siis nagu selle meie positsiooni ja samas nagu ronib osaliselt Anna sisse ja siis veel kuidagi see Anna hääl ja siis need maskid või siis need kujud ja et see kõik on väga komplitseeritud. Jah, võib-olla ma tahaksingi just järgmisena jutu viia sellele kahetisusele, et Marju, sa nimetasid, et tegelikult selle peategelase Anna tõttu on kuju keset väljakut mõra erandlik eneloomingus, aga samas seda kahetisust on ju Matsi põhjas, Ahasveeruse unes, et tegelikult see on selline läbiv, see kas siis mina tema või mina Mihkelson või Anna tema, et see on läbiv võte tal ja sellest on ühed ja teised kirjutanud, aga tegelikult seda ära pole lahendatud. Minu arvates küll mingisugust sellist väga, väga selget tõlgendust sellest, et mis see võte seal ene juures teeb, et seda pole. Marju, sa nüüd varem ütlesid, et see tegelikult ei ole ainult mingi kirjanduslik võte, et see on nagu nii-öelda oli laiemene jaoks, aga ma küsiksin kõigi teie käest, et kuidas te näete selle kahetisuse seost ka just võib-olla selle autobiograafia žanriga, sest siin ei jutustata mitte ainult Anna elust, vaid Anna nagu püüab oma elu kuidagi, eks ju, kokku võtta või mingit kuju sellest luua. Ja Mirjam, sa tõid modernismi sisse, aga selline metatasandi olemasolu, eks ju, mis selle kahetisega tuleb, seda võiks ka postmodernismiks nimetada ja nii edasi, et kuidas, mida tarka on meil öelda selle kahetisuse kohta? No tegelikult Marju juba avas seda, et tõesti, et ühelt poolt see Anna püüab nagu kramplikult sarnaneda selle nõukogude inimese või nõukogude naisega ja ohverdab ennast kollektiivi nimel ja siis karastab ennast ja nagu teeb mingeid jõuharjutusi seal. Aga see, ta ei õnnestu selles, väga tihti tal tekivad mingisugused probleemid või järjest tihedamini tuleb sisse nagu sõna kaos tegelikult. Et kuidagi, et tohutu soov on seda kaost kuidagi kontrolli all hoida, aga et see kaos, mis nagu meis kõigis on, et seda ei anna kuidagi suruda vormi või ära raamistada. Et seal on tegelikult hästi palju selliseid vihjeid ja see subjekt tegelikult räägib seal väga palju endale vastu, kuigi pealtnäha jääb selline mulje, et ongi tegemist mingi ideaalinimesega. Ja lugedes üle seda raamatut, siis leidsin ka ennast mõttelt, et eks see ole mõnes mõttes Mihkelsoni kõige sellisem lineaarsem, üheselt mõistetavam ja romaan puhtalt lihtsalt sellepärast, et ta on ainsana kirjutatud ühtlaselt kolmandas isikus ja seal ei ole väga palju selliseid mingid kiillõike või kiilmonolooge nagu Matsi põhjas või selliseid. Ja selles on mingi nagu tõetera on selles sees, aga juba kui seda loed, siis sa saad aru, et seal hakatakse seda, ütleme siis tavalist kolmandas isikus arenguromaani kuidagi sisemiselt niimoodi lõhestama, see lugu
muutub kuidagi keerulisemaks, need suhtumised. Ja minu meelest see ongi väga huvitav küsimus, see vormi küsimus, et kuidas siis, kuidas võib-olla see teekond, kuidas Mihkelson avastas seda, neid viise, kuidas seda ikkagi neid samu probleeme kirjutada läbi natukene eri vormis ja lihtsalt see fakt, kui huvitav, kui suur vahe on kujul keset väljakut ja siis näiteks ahasveeruse unel, et kuhu see lõpuks välja jõuab, et ahasveeruse unes ju teatavasti on mingid lõigud, kus sa ei saagi täpselt aru, kas seal räägitakse sellest ühest tegelasest või teisest ja mõnikord lause sees nihkub see subjekti positsioon nagu isegi ühelt inimeselt teisele. Ja mis on täiesti, ja mis on mõnes mõttes nagu kordumatu asi. Me ei ole mitte kusagil kirjanduses midagi muud sarnast isegi näinud huvitav. Hoopis võib olla mingil teisel tasandil, et kuidagi siin on mingisugune oskus kuidagi eesti keelt ära kasutada ka väga oluline. Ja siis sellega seoses võib-olla mingi spekulatsioon, et vähemalt nagu, et ahasveeruses võib seda mõtestada millegi sellisena, et see vorm nagu näitab, kuidas meil ei ole võimalik ühtegi teadmist või enese kohta või kellegi teise kohta nagu puhtana kunagi eest leida. See on alati nakatatud mingist teiste inimeste arvamusest, mingisugustest kõnelustest ja muidugi tegelikult vana head nagu transferents psühhoanalüüsis. Et me räägime, tahame jutustada kellegi loo ja siis järsku tegelikult keegi ütleb meile, me saame aru, et me oleme täielikult nagu ennast üle kandnud enda mingid soovid ja ihad sellesse teise inimese loosse. Ja niimoodi lõpuks, ma ei saagi enam aru, kes millest räägib. Mul on selline spekulatsioon, et see kuidagi, see vorm jäljendab sellist situatsiooni, transferentsi olukorda, milles me kogu aeg oleme sees niimoodi ja segaduses. Ja, et võib-olla ka veel täiendaks, et see peegeldamine, selline mitmekordne peegeldamine, et kogu aeg selle juurde tagasi tulemine, et niipea kui me hakkame rääkima elust, et siis me hakkame tegelikult rääkima teistest tekstidest, et niipea me räägime ka kunstist ja et elu ja kunst on nii totaalselt omavahel põimunud, et igal juhul on see elu alati selles kunstis sees, et igal juhul on seal ka see oma elulooline aspekt alati. Ma arvan, et võiksime natukene võib-olla teisest küljest ka vaadata seda kuju kah mingis mõttes tema erandlikkust või tema rolli ene kogu loomingus, sest et kui nüüd jälgida võtta see matsi põhi, siis kuju, siis korter, mis on nagu 3. Ja siis vaadata seda järgmist 3, nimevaev, ahasveerus ja katkuhaud, siis seal vahel on mingi niisugune hüpe. Ja mulle tundub nüüd uuesti üle lugedes neid ja vaadates, et nende 3 esimesega tegelikult ene kui autor ja kui inimene tegeles millegagi, mida ma võrdleks sellise, ütleme, ussil naha vahetusega või kookonist välja tulekuga näiteks. Et see tegelikult on vabanemine sellest kookonist, see kõik need 3 on vabanemine sellest kookonist. Ja eriti selge on see selle sama kuju puhul, kus on lausa nähtav, sest kui me mõtleme muide ka seda lõppu, eks ole, algab ta sellega, et on väljakul ja ta on inimesed, aga lõpeb ta tegelikult tõesti sellega, et me enam ei saagi aru, et ta ongi nagu see kuju, kas ta siis on Stalin või lihtsalt see, mäletate, siis oli neid kipskujusid, pioneere ja igasuguseid, eks ole, et ta muutubki selliseks nagu kipskujuks ja tegelikult see tema päris sisu, see nagu lahkub. Ta on sealt kookonist välja läinud. Ja kui me vaatame nüüd edasi, mis korteris toimub, eks ole, siis korter on mingis mõttes vastupidine sellele, mis seal kujus on. Ja kõik kokku viib meid siis selle Mihkelsonini autorini, kes on juba võimeline, kes on juba niivõrd valdab seda, valdab nii ennast, kui valdab seda teksti, kui valdab seda ajaloo tunnetust, et ta tõesti juba jõuab selle sama nimevaeva ja ahasveeruse teetud selliste panoraamideni. Sest need 3 esimest on ikkagi väga kammerlikud võrreldes 3 viimasega.
Ja mingis mõttes, kui räägime elust ja elu ja kirjanduse segiminekust, läbi autor on nii ju segi, kui ei ole just roboti kirjutatud romaan. Aga siin on minu meelest tegemist ka sellise asjaga, mida võiks nimetada siis mitte ainult eneseirooniaks, vaid sellist, kui me metatasandist räägime, siis ka tähendab metareflektsiooniks. Ja sellise metareflektsiooni kaudu siis tegelikult nagu tõepoolest nagu sellest vabanemisest ka reaalses elus olnud sellest samast koolisüsteemi ja kõige selle nendest kasvatuslikest nendest mõjudest. See teatud emantsipatsioon, mis toimub, selle Anna niisugune traagiline üksindus seal lõpul tegelikult, sellele vastandiks tegelikult minu jaoks on autori emantsipeerumine, autori vabanemine sellest. Ma urgitsen veel natukene selle kallal, et sa seostasid selle nii-öelda inimese siseilma ja süsteemi, siis sellise välise süsteemi vastanduse, nagu seostasid otseselt ka nõukogude režiimiga ja nõukogude võimuga, aga mulle tundub, et ka mida Rousseau ja Collingwood ka seal teevad ja need teised tekstid, eks ju, Makarenko, aga ka Tšernosevski, mida teha ja kõik need, et ka tegelikult see ei ole ainult selline vastandus, ei ole mitte ainult nagu totalitaarse süsteemi küsimus, vaid ka kultuur üldisemalt, et see on, ma arvan, ka läbiv teema ene loomingus nii varases kui hilises on see keele ja elu suhe, eks ju, et keel mingis mõttes alati paneb sellise mingi kesta ümber, mille see ei ole väga mugav olla, sest siin selles kujus on ju ka tohutult oluline see keha ja need meeleolud, mis pidevalt välja murravad sellest süsteemi survest, et võib-olla see üks keskseid kujundeid on ka ju selles kujus just need algab sealt pallimängust siis koolis, kus kehad jooksevad ja jätavad õhku selliseid auke, see on selle nii-öelda ajaloofilosoofiaga ka seotud, et siin on inimene kunagi olnud ja mingis mõttes ka jääb, see auk jääb ja sealt ruumist joostakse jälle läbi, aga need kogu aeg, need kehad, neid ei saa eirata ühesõnaga, et see nii-öelda see keha ja nende meeleolude vastandus siis selle kõige kultuurilisega, mitte ainult nõukogude režiimi, vaid üldse. Absoluutselt, see mõte, see kuhu see tekst või teos viib, on loomulikult üldisem. Ene ei tegelenud mingisuguse konkreetse poliitilise niisuguse nii-öelda propaganda või kasvatusliku kirjanduse või millegi sellega teda ei huvitanud see. Ene jaoks kirjandus oli ikkagi tõepoolest niisugune, võiks öelda, tunnetuse, süvatunnetuse tee ja loomulikult see vastandus on absoluutne universaalne. See on ikka see sama süsteemi ja kultuur on ka süsteem, eks ole, keel on ka süsteem. Süsteemi ja siis selle subjektse loomuliku kaose või selle niisuguse nagu ainese vastandus. Siin see nõukoguliku koolisüsteemi näide lihtsalt on nagu väga selge niisugune luubialune katseklaasi näide, mida võib täiesti vabalt ja Ene tegi seda hiljem ka kõikides oma arutlustes hakata nägema ka igasugustes muudes selle sama niisuguse reeglistava süsteemi ja siis vaba isiku või vaba mõtte või vaba arengu vastandumises. Tahate te midagi lisada nende kultuuritekstide rollist, mis üritavad Annale neid, millega Anna üritab oma elu kuidagi süsteemi panna? Mulle tundub, et see Rousseau, kes oli nagu valgustuse ja romantismi esindaja, et mingisugune idealism ja selle idealismi kriitika, eks, et see valgustuslik romantiline nagu mõtteviis, et see kindlasti tungis väga jõuliselt ju nõukogudeaegsetesse modernsuse diskursustesse ja et selle kriitika on selles romaanis väga jõuliselt tuntav, ma arvan. Indrek, tahad sa midagi lisada?
Üks küsimus, mida ma tahtsin veel tõstatada, ma sain aru, et korraldajad tuli see mõte just Kuju keset väljakut raamatust rääkida, aga muuhulgas Mirjam Hindrikuse 50. sünnipäeva intervjuust Keeles ja kirjanduses, kus sa siis nimetasid, et Kuju keset väljakut võiks olla ka Eesti kirjanduse üks tähtsamaid feministlikke tekste ja võib-olla omaaegsest kriitikast ka nii haarab härjal sarvist ka Vaino Vahing, kes ütleb, et see on naiste romaan, mis räägib tütarlapse sirgumisest neiuks. Nagu need, mis räägivad meeste sirgumisest, poiste sirgumisest meheks oleksid meeste romaanid. Aga, ja muidugi ka tekst ise toetab selle Tšernyševski, mida teha viidetega siis Veera Pavlovnale, eks ju, kes oli selline emantsipeerunud naine, et kuidas on siis Kuju keset väljakut ja selline feministlik vaatenurk. Et ma siis alustan, et tegelikult see, kuidas mina seda romaani juhtusin lugema, oli seotud ühes feminismi lugemisringis osalemisega ja esimest korda ma lugesin siis feministi prillid peas seda teksti ja otsisin ka vastavaid kohti ja leidsin ka oma arust, et praegu, kui ma seda lugesin, siis mul tegelikult hakkasid hoopis mingid teised asjad nagu peas võimenduma. Et sellegipoolest ma arvan, et kui feministlikult nõukogude aega uurida, siis kindlasti see on hästi oluline tekst, sest ta läheb väga paljudes asjades ja väga paljude diskursuste avamisel väga sügavale. Ja juba see algus on ju, et juba teises peatükis vist, et kus Anna siis kuulutab 5-aastaselt, et tema kunagi mehele ei lähe, et see juba on ju üks oluline signaal. Siis ilmselt on siin selle võrdsuse teemal ja soolise võrdsuse teemal ju see nagu ebaõiglus, mida see Anna tajub juba suhteliselt varakult, eks, kui tal see sotsiaalne närv hakkab tekkima, et see ebaõiglus, ebavõrdsus, et see on ju seotud ka soolise ebavõrdsusega ja ka minu meelest sellega, et Anna on ka kuidagi naisena erandlik selles nõukogude maailmas. Et kuigi sa nagu alguses ütlesid, meenutades siis seda, mis Maimu Bergomikul ütles, et see sinises kleidis ja meeste kingades sellest enest, et sellest me nüüd ei räägi, aga sellegipoolest ma julgen öelda, et see on ikkagi ka, see peategelane on ikkagi alter ego, eks, et me võime siia igasuguseid ilusaid teooriaid nagu juurde luuletada, aga minu meelest Marju Lauristin minu peas see niimoodi on, et igal ühel on natuke omad prillid, on ju. Et vähemalt midagi on sellest enest ka, et Marju tahab kohe kommenteerima hakata mind, et mina nagu seda niimoodi igal juhul lugesin ja mulle nagu tundub, et siin on ikkagi ka sellest palju juttu, et kuidas nagu naisena selles nõukogude süsteemis hakkama saada ja et võib-olla naisena nendesse raamidesse mahtumine, mida see nõukogude aeg ette kirjutas, on veelgi raskem. Et võib-olla ma annan siis Marju Lauristile. Ja. Et paremini kuulda oleks, praegu on ju ülim mood siidikleit meeste kingadega. Ja ma tahtsin öelda seda, et mitte alter ego, vaid karikatuur. Muidugi võib karikatuuri ka alter egoks pidada, aga ma siiski teeksin siin vahet. See on teadlik, sihipäraselt loodud ja karikeeritud nagu kehastus sellest samast ideaalist ja sellest, kuidas see ideaal põrkab siis kokku selle. Ja ma ei ütleks, see, millega ta kokku põrkab, on see Ewig Weibliche, vaid ta põrkab kokku tõesti selle inimliku ettemääramatusega, mille üks osa on muidugi ka sama soolisus, sest kui me nüüd räägime ikkagi nõukogude kasvatussüsteemist, siis seal ei olnud mitte küsimus naiste allasurumises, vaid küsimus oli üleüldse, ütleme siis sootuses.
sootuse kultiveerimine täielik toimus. Ma mäletan, kui esimene niisugune läbimurre oli sotsiaalteadustes, siis see oli Igor Konni isiksuse sotsioloogia. Igor Konn oli siis Moskva tuntud sotsiaalpsühholoog ja luges ka Tartus loengu. Ma mäletan seda loengut, kus ta väga iroonilise sellise muigega rääkis sellest, kuidas Nõukogude süsteemi põhiline siht on kaotada erinevus naiste ja meeste vahel. Ja tema sotsiaalpsühholoogia oli selles läbimurdeline, et ta just nimelt vastupidi rõhutas seal seda sama soolist erinevust ja vajadust näha tüdrukutest tüdrukuid ja poistest poisse ka koolis. Ma saan aru, et feministlik vaatepunkt läheneb siin pigem nõukogulikule. Ja Ene kahtlemata ei olnud sellel seisukohal. Tähendab, minu meelest see, mida siin me näeme, on, kui me vaatame seda lõppugi, siis pigem see on just see, et see tegelane, see Anna, eks ole, ta on lõpus nagu kuidagi lootusetult jäänud sellesse üksindusse ja nagu sellisesse kangestumusse. Ja ka kõik need teemad, mis on seotud selle sugude vahekorraga seal lõpus, on ju küllalt mitmeid neid lehekülgi, viitavad sellele tegelikult võimetusele üle saada just nimelt sellest kasvatusest, sellest samast niisugusest kogu seda soolist olemist eitavast kasvatusest. Ja ma arvan, et see on väga niisugune huvitav just see niisugune selle punkti pealt traagilisus, kogu see Anna jõuab lõpus. Ma natuke veel kommenteerin, et ma ei ole nagu selle poolt, et see on nagu läbivalt karikeeritud, et ma viitan ka sellele, mis Marju enne ütles, et tegelikult meis kõigis on seda sellist võib-olla seda nõukogude naist ja meest ka, et me püüame kogu aeg ennast mingitesse raamidesse suruda, et meil on mingi kindel päevaplaan ja me kuidagi tahame väga selgelt aru saada või mingeid väga konkreetseid kategooriaid leiutada, et kuidagi seda tervikut haarata mingist otsastki. Et minu meelest jah, et see iroonia on hästi oluline, see kohati groteskini viiv on ju iroonia, aga samas, et minu meelest see, mida siin tahetakse nagu näidata, et tõesti, et on inimeses on väga palju vastuolusid ja et ta tõesti mitmestub nagu väga sageli, eks, et ta räägib endale väga tihti vastu, et ta ei kontrolli ennast, ei kontrolli oma emotsioone, ei kontrolli oma afekte, mitte sugugi, et ma isiklikult ikkagi ka samastusin selle Annaga. Ja mis feminismi puutub, et siis feminisme on tõesti väga palju väga erinevaid, et see on täiesti eraldi teema ja seda peaks täitsa eraldi uurima, et mismoodi see feminism siin selles romaanis esile tuleb. Et ta kindlasti tuleb, aga see on kompleksne teema tegelikult. Mis puutub sellesse päevaplaani, siis mul tuleb meelde üks härrasmees, mitte naine, vaid härrasmees, ülikoolis omal ajal tuntud, isegi professoriks saanud, kellel olevat olnud oma aspirantuuripõlves seina peal range päevaplaan, kus oli näiteks 2 tundi mõtlemine. Ja tahad sa midagi öelda? Ja ma mõtlengi, et nüüd võiksime, kuigi aeg on antud maa ja ilm, et nüüd võiksime võib-olla, ma küsiks veel nii-öelda laval olijatelt, et kas on midagi, mida me ei ole jutuks võtnud ja te tahate veel rõhutada ja siis võib-olla me annaksime mikrofoni ka kuulajatele, et kes tahab lisada. Et võib-olla alustame Indrekust, kes on vähem sõna saanud. Aha, nojah, võib-olla eelmise mõtte lõpetuseks lihtsalt, et kõige muu hulgas loomulikult saab seda mõtestada feministlikult ja seda peakski tegema. Aga kõige selle all, kui mitte just
nii sõnastada seda, siis see lugu ju, selline fundamentaalne asi selles loos on lihtsalt ju üks selline kurvavõitu ema ja tütre suhe ja üldse probleem on selles siukses nagu armastusetus lapsepõlves, mis on väga mis on paljudel, me keskel võib-olla, kui meil endal on vedanud, me seda isegi ei mõtle, et kellelgi, kes keegi kasvab üles niimoodi, kes üldse ei saa, kel puudub selline suhe oma vanematega. Ja see on väga kurb. Ja on sellised lood. Ma läks mõtte rändama, aga see oli üks asi, mida ma tahtsin öelda. Ma praegu hetkel ei oska midagi öelda. Jah, see, mis nüüd Indrek esile tõi, et see on tegelikult vääriks täitsa nagu pool tundi vähemalt selle üle arutleda veel, selleks meil aega ei ole, et on ikka. Siis me võime seda rääkida, aga ma tahtsin tegelikult ühte aspekti veel puudutada, et selles tekstis on hästi palju viiteid teistele tekstidele ja et see on nagu tüüpiline jällegi modernsele romaanile, et see nagu teadlikult viitab teistele tekstidele. Ja et kui seda nagu analüüsima asuda, et siis tegelikult ju me hakkame kohe mõtlema, et mis need olulisemad tekstid siis on, et mida me siis peaksime nagu võtma enda jaoks selliseks juhtnööriks või võtmeks, et mis võiksid avada seda teksti paremini. Et selle Kuju keset väljakut romaani puhul ka, et ma hakkasin näiteks mõtlema ja arutasin ka oma ema Rutt Hinrikusega eile, et kuidas siis oli, et 80-ndatel, kuidas ta kirjutas, et seal lõpupoole on näiteks viide Mati Undile, eks. Ja seal on veel igasuguse huvitavaid viiteid ja tegelikult minu meelest on ka hästi kõnekas see, kellele ta ei viita ja keda ta üldse ei maini. Näiteks Tuglas, ma arvan, et seal on väga palju mõjusid Tuglaselt tegelikult. Et üldse, et 80-ndatel, et Mihkelson oli ju üks romaani uuendajatest, et kes need tema eeskujud siis olid, et näiteks, et kindlasti seal on Undile päris palju viiteid ja võib-olla Vahingule ja et kes nagu ene loomingust tundsid midagi enda loomingust ära, ilmselt need ka kirjutasid ja et see on veel omakorda hästi huvitav teema, ma arvan. Ma hakkan sellest lõpust võib-olla peale, mis puutub Undile viitamisse, siis Unt oli üldse Mihkelsonile väga lähedane kirjanik, kuigi nad on väga erinevad, just nagu vormiliselt väga erinevad. Aga see lähedus oli nagu selles, ja seda Ene ka ise rääkis, selles samas nagu tunnetuslikus häälestuses. Selles nagu kirjaniku võimes tajuda ja tunnetada maailma, mis vastandus siis sellisele ratsionaalsele teaduslikule. Ja teiselt poolt ka see niisugune keeletundlikkus, Undi fenomenaalne selline nagu keeletundlikkus ja ka Enel endal ka tähendab, see oli Ene jaoks väga oluline, see on niisugune väga niisugune nagu peenekoeline keeletundlikkus. Nii et Ene Unt hindas väga, kuigi nad olid väga erinevad, aga ta hindas teda väga, võib-olla tõesti kõige rohkem Eesti proosas. Mis puutub Tuglast, siis Tuglast ta ju uuris. Ta ju tegelikult pidi väitekirja kirjutama ju Tuglasest. Ja ta oli Tuglast tõesti lugenud nii seda ilukirjanik Tuglast kui ka kriitik Tuglast, nii et just sellel ajal 70-ndate lõpus, ka pärast seda, kui ta oli juba selgus, et aspirantuuri ei saa minna, aga ikkagi ta ju lõpetas ära, kui vaadata tema seda kirjanduse seletusi, eks ole, siis seal on ju Tuglase kogu need tähed olemas ja peale selle me arvestame, et nõukogude ajal Tuglas oli ainukene siin elav Eesti kirjanduse päris endisaegne klassik. Nii et Tuglase mõju oli siis palju suurem kui praegune põlvkond suudab ette kujutada, sest et lihtsalt teisi tema kõrval ei olnud. Ja kolmandaks muidugi Tuglasel endal on ju ka selliseid teemasid, seda niisugust nagu teatud ka irooniat ja kõiki neid seda niisuguseid nagu hüperpoolseid teatud kujutisi ja nii edasi.
Mis aga puutub seda kirjandust, mis ei ole eesti kirjandus, siis siin peab arvestama seda, et Ene luges väga palju tegelikult venekeelseid tõlkeid. Nii et kogu see kaasaegne lääne kirjandus, mis oli ja vene keeles, muide ilmus palju tõlkeid. Ilmus ajakirjana Stranne literatuura, kus oli väga palju kaasaegset nii kirjandust kui ka arutlusi ja nii edasi. Enel olid need köited kõik olemas, ta luges seda pidevalt. Ja ta luges ka igasugust esteetikateooriad ja muid, mis olid vene keeles kättesaadavad. Ja nagu ma nimetasin juba Jungi ja kõike neid. Jungil oli muide tollal ju väga suur mõju. Vahing oli ju suur Jungi sissetooja ja kõik me olime suured jungiaanis sellel ajal. Ka need samad anima ja animuse teemad ja muud, mis kajastuvad ka selles. Nii et ühesõnaga see taust, see tegelikult see tekstiline taust on ikkagi üsna huvitav tõesti uurida. See on palju suurem, kui ta võib olla pinnapealselt paistab. Aga siin ma olen väga Indrekuga nõus, et üks asi, mis tõesti siin tuleb välja, on ikkagi tõesti see nii ema ja tütre kui ka üldse sellise sooja inimliku suhte niisugune nagu puudumine või selle olulisus, see sama kuju, millest oli natukene juttu seoses Maimu meenutustega Maili Külmajast. See, kes on selles, minu jaoks nagu selles vallikujus on seal näha. See niisugune, seda tüüpi inimeste vaheline suhe, milles ongi sellist nagu vahetut ja lihtsat niisugust soojust ja mõistmist, mis on siis vastanduv sellele süsteemi ja inimese suhtele. Jah, et võib-olla see tegelikult on ka see nii, kui me saame seda väikeseks vaidluseks nimetada, mis teie vahel oli, et see vastuolu, nii-öelda selle iroonilise hoiaku ja siis selle läheduse puudumise kujutuse tõsine valu, eks ju, kui see on päris valus lugeda, et selle tõttu jah, see irooniline, et see on selline vaheldus, mis seal aset leiab, aga see selleks. Et ma võib-olla veel täiendan korraks, et tegelikult see õpetaja, kirjandusõpetaja Lumiste, kes seal internetkoolis on, et siis kui ta temaga räägib, et siis tegelikult seal on ka konkreetselt viidatud, et siis nagu see mask kaob ära mingiteks hetkedeks. Ja siis on ju nende sõpradega seal, et see Arvo seal kõigepealt see pisikene poiss seal kuskil pioneerilaagris ja siis see tüdruk, see Miina vist või? Miia, jah, et nendega tuleb sealt ka välja see, kuidas ta nagu leiab mingi rahu, hetkeks leiab ja midagi sellist sooja või et ta tõesti otsib seda, ma saan aru, et mitte ainult selles kujukeset väljakut, vaid väga paljudes oma tekstides, et mina erinevalt siis siin enamikust inimestest, et ma olen esimese poole, nagu 20. sajandi esimese poole uurija ja ma tõesti olen suhteliselt vähe Mihkelsoni uurinud, aga mulle tundub, et üks asi, mis mind nagu Mihkelsoniga seob, on just see, et tegelikult ta oli tõesti Tuglase uurija ja ta loomulikult tundis ka Tammsaaret, et siin on ju ka viiteid Tammsaarele ja need on tegelikult vägagi kõnekad. Et siin on väga palju, millest rääkida selle romaani puhul. Ma tahaks siinkohal lihtsalt ütelda teadmiseks, et see õpetaja on tõesti, siin on tõesti prototüüp olemas. Ja kuna me praegu niivõrd palju räägime sellest, kui tähtis on kirjandusõpetaja, eesti keele kirjandusõpetaja koolis, siis anname au õpetaja Miia Kuivale, kes selles samas Rakvere internetkoolis tõepoolest selles keskkonnas hoidis üleval sellist tõelist kirjanduse mõistmist, kirjanduse armastust ja keda Ene hindas elu lõpuni väga ja kes oli tõesti võib-olla Ene arengus väga-väga suure tähtsusega kogu selles maailmas, kuhu ta oli sattunud. Nii, kui me saame nüüd korraldada seda mikrofonide ja kaameratega, et siis võib-olla Aija, sa ulatad mikrofoni. Endale kõigepealt ja siis publikus. Ja, et võib-olla tahtsin ka tegelikult selle juurde tulla, et minu jaoks oli selle romaani lugemine kuidagi tõukus võib-olla sellest momendist, mille Indrek nagu välja tõi. See isiklik moment, selle Anna lugu või minu jaoks on ta isegi nagu teatud mõttes kujunemisromaan. Et püüd siis ühe inimese sellist täiskasvanuks sirgumist mingisse vormi panna või seda lahti mõtestada ja siis näidata selle lapsepõlve mõju
meile täiskasvanud inimesena või meie kujunemises ka, et see millegi puudumine ja siis need nagu hääled või et siin see nii-öelda selle Anna iseenda kommenteerimine ja seal on nagu näha sellist võib-olla siis selle ema häält või selline pidev nagu iseenda kahtluse alla seadmine, on see ema hääl, hiljem võib-olla, ma ei tea, ka kooli või süsteemi, aga minu jaoks oli ikkagi ta ka väga tugevalt selline selle ema kontrolliv hääl või et küsimuse alla seadmine. Et võib-olla need teemad hüppasid välja ja mul oli midagi veel, aga see praegu midagi veel läks ära, aga sellest ei ole lugu. Et ma saan aru, et me palume inimestel saalist sõna võtta. Aitäh! Ma arvan, et kasvatusroman on väga oluline, aga Anna elas Hruštšovi ajal ja sel ajal oli väga populaarne tõokasvatus. Ja algusel ta töötas Rakvere internaatis, kus oli emblemine, siis ta töötas Sangaris, kus oli emblemine ka. Ja too kasvatuse seotud Makarenko roman Lipud tornidel, kus oli tüdrukut ja kus oli emblemine ka. Ja mul on veel üks teos peas, see on Stalini teos Marksism ja rahvusküsimus. See on Anna lemmikraamat. Aga väga oluline teema võõrasmaja. Ma lugesin ja romaanis on 4 internaatis. Esimene internaatkool, kus Anna elab oma emaga. Prototüüp on tema tädi Laine. Teine esimene internaat, kus ta elab 4 kuud. Kolmas on internaat Rakveres, kus ta elab mitu aastat. Ja 4. on internaat Tartus, kus ta tegi tänaval internaat Jõesalammu. Ja eestlane, kes elab oma kodumaal, aga ta kogu aeg elab võõras kodu. Ja koolilaps nagu sõdur, kes elab kasarmas. Ja mis on veel oluline, ta vene kirjandus on oluline, aga ta loeb kogu aeg progressiivsed kirjanikud. Tšerneševski, Gorki, ebatavaline on Nietzsche. Asi on selles, et sel ajal Nietzsche raamatud oli erifondis. Kuidas Anna elab Nietzsche raamatut, ma ei saa aru. Ma lugesin Lubiga ja lugesin, mis on veel. Romaanis on taftikleid. Annal on taftikleid, ei ole sitsikleid. Ma lugesin mitu korda ja Lubiga. Aitäh! Raamatuid selliseid, mida Anna seal ka nimetab, sai 2 moodi. Need võisid olla kodus õpetajal. Ja kui ta ülikooli tuli, siis Tartu Ülikooli seminarkas olid vanad venekeelsed tõlked kõik olemas tsaariaegsed jättidega. Ei olnud erifondis. Ma korraks kommenteeriks, et minu meelest sealt jookseb läbi ikkagi see koht ka, et ta ei lugenud ainult seda nõukogude kanoonilist kirjandust, vaid et ta tegelikult tundis ikkagi tohutult huvi igasuguse kirjanduse vastu. Et see ei ole üldse nii ühene see tegelane, et see on nii palju vastuolusid. Keegi veel tahab publikust sõna võtta? Siis toon mikrofoni. Johanna Ross, just ma arvasin, et Johanna kirjutab just artiklit sellest. Jah, igaks juhuks ütlen, et ma ikka päris artiklit sellest raamatust ei kirjuta, aga Anna käib sealt läbi kui üks filoloogi kuju
kirjanduses. Aga sellega seonduvalt mind natuke jäi ka painama siin see, ma olen seda raamatut viimasel ajal, olen väga palju selle peale mõelnud. Ja see primitiivne küsimus, et mis jääb kõlama või mis tunne on või mis lõpuks ikkagi juhtus või kes olid head või kes olid halvad. Et loomulikult see ambivalentsusest ei saa üle ega ümber, see jääb, aga et siin on ka justkui kõlama jäänud see tõlgendus, et see on lugu inimesest, kes läheb läbi sellest süsteemi hakklihamasinast kuidagi, mida siis antud juhul kehastab internaatkool või need erinevad internaadid seal ja siis ta kuidagi, ma ei tea, nagu pääseb vabasse vette või nende loomulike inimeste sekka. Aga minu jaoks domineeris kuidagi hoopis vastupidine tunne, et see ülikool või need vabad inimesed, see lõpp jättis justkui Anna perspektiivist palju õudsema mulje. Need amokki jooksvad inimesed oma sugudevaheliste suhetega, kellega ei saanud üldse nagu korralikult vesteldagi ja pigem see mingis mõttes kehastus noorus seal koolis, kus kõik oli nii lihtne ja selge ja ilus ja olid need ideaalid, mille järgi oli võimalik juhinduda. Et see oli ka kuidagi ilus ja puhas mingil määral. Ega keegi ei ole ju otseselt ka sellega vaielnud, aga ütleme, et täna siin jutus jäi kuidagi see vastupidine toon, tungis esile, aga mina lõpetasin kuidagi just seal kohas selle raamatu lugemise. Ma ei tea, kas keegi tahab midagi kommenteerida. Ma korraks kommenteeriks. Et minu jaoks on ka täiesti vastuvõetav just selline vaatepunkt, et mina ka ei leia, et seal oleks mingit vabanemist toimunud või mingisugune loomulik oleks saavutatud, vaid et see on, ütleme, selliste romantiliste autobiograafiate või biograafiate vastu kirjutatud kindlasti, et seal toimub areng viltu või allakäigu suunas. Et mina dekadentsi uurijana näen siin väga palju dekadentsi, kui aus olla. Ja minu meelest on siin väga palju vihjaid just Felix Ormussonile. Aga need on väga varjatud, et peab väga hästi seda teksti tundma selleks, et need viited siit ära tunda. Ma tahaksin natukene siin kommenteerida, sellepärast, et see tundub väga niisugune nagu üheplaaniline. Et see endine on nagu kenam reeglipärane ja nüüd on jube ülikool, kus on segadus. See tegelikult see kogu see Anna lugu, see on ühelt poolt kujunemislugu, aga ta tegelikult on välja kujunemise lugu. Kahes sõnas välja kujunemise lugu. Ja see sama kena tunne, kuidas kõik on korrapärane ja reeglistatud ja siis kõik on segane ja kole, see on just seesama see, et inimesel on see süsteemi reeglipärasus, need normid, piirid, raamid, ideaalkujutlused, kohustuslik kirjandus tehtud süsteemis nii omaseks, et ta tunneb ennast selles mugavalt. Ja tuleb ebamugavus, kui ta puutub kokku teistsugusega, puutub kokku loomulikuga, puutub kokku segasega, puutub kokku erinevaga ja siis ta satub tõepoolest sellisesse traagilisse, aga metatasandil iroonilisse olukorda. Ja kui me räägime sellest kui mingist arenguromaanist, mida minu meelest ta ei ole tegelikult. Ta on ikkagi selline refleksioon, mitte arenguromaan. Siis see lõpp on ju väga traagiline. See ei ole mitte sugugi, et ta jõuab välja ja on vaba, vaid vastupidi, ta näeb, et ta ei saagi vabaks. See on ju see, mis seal lõpus. Jah, et seal vist lõpus on see võimetus osaleda elumängus, eks ju, on see kujund, mis seal läbi jookseb. Veel keegi soovib sõna sekka öelda? Ma jään istuma, kui tohib. Üks märksõna, mis mulle siin silma torkas ja mis võib-olla ka teistes raamatutes tuleb esile, ma nimetasin seda kehalisuseks.
see oma keha ja vaimu vastuolu probleem. Ja lõpus võib-olla täienduseks ka Marju Lauristini sõnadele, ta ise ütleb siin ka, ta on kogu aeg elanud endast mööda, ja mööda olemist ta oli käsitanud iseendast mööda olemist ainsa võimalikuna. Ta oli oma kehagi käsitanud ja mitte tundnud, hingelisust me siin ei räägigi. Ja see ongi võib-olla see natukene traagiline. Aga samas lõpus, et mingi väikene areng minu arust siiski toimub, sest mul ei ole praegu leheküljed siin meeles, aga ta ütleb, ma õppisin ennast nüüd kõrvalt vaatama, ta ei osanud enne seda. Aga ta midagi hakkas rohkem nägema, et mingi ikkagi nihe toimus selles pöörlevas trumlis, kus ta enda elulood kogu aeg teisenesid ka leidoskoopiliselt. Üks näkene väikene lisa. Muidugi areng toimub just nimelt selle sama traagilise või dramaatilise vastuolu tunnetamise suunas. Veel sõnavõtte, arvamusi. Viivi, tahad sa midagi öelda? Sa arvustasid ka seda omal ajal. Ma juba ütlesin vahel ühe kommentaari, mida ma nimetasin kohatuks, aga ma arvan, et see inimese tüüp, kui tohib seda sõna kasutada, siis see on igikestev, see ei seostu ühegi ajastuga ja on ka tänapäeval olemas see Anna ja oli ammustel aegadel olemas. Et väga paljud inimesed ju varjavad oma sisemisi tundeid ja mõtteid. Enamus inimesi varjab, kes siis kohe välja näitab. Ja ma arvan, et seda Annat on tegelikult väga palju ja Ene on tabanud ühte olulist asja inimeses. Aitäh. Nii, kas on veel viimaseid sõnavõtte? Siis hakkame tasapisi otsi kokku tõmbama. Ma võib-olla tuleks kuidagi selle teisesuse juurde tagasi veel, et Eve tõi välja selle nagu kehalisuse ja see romaan tematiseerib mitmes kohas seda küsimust, et ma ei mäletagi, kuidas see sõnastus oli, aga et selline mitteosavus, käeline mitteosavus või ütleme siis niimoodi, eks. Käed kinni, et selline esmalt siis selle lapse tõdemus, et aga ma ei olegi nii osav siin pallimängus, kui ma tahaksin või milleski teises, ja siis selle läbi selline nagu kõrvale jäämine esialgu, et sina ära siin osale pallimängus, et sa istu siin, eks ju, ja vaata, et see käed kinni, et see on võib-olla selline lihtsalt tõdemus või äratundmine, et nii on, et ta ei ole selline nagu, selles ei ole midagi iseenesest positiivselt selles erilisuses, et ma olen käed kinni, et pigem on see ikkagi ju negatiivse märgiga. Aga samas on seal ka sellised momendid, kus see tegelane või Anna märgib ära või selle iseenda mingisuguse erilisuse tunde. Ja seda ei kirjeldata kuidagi lahti või et mis see siis täpselt on, aga et selline mingi tunne, et ma olen teistsugune või et minus on midagi kohatut. Ja minu jaoks oli see kuidagi see kohatus, millega see romaan minu jaoks algab. Raekoja platsil seismine, et nii siis Anna ongi ikkagi kuju keset väljakut, aga ta on kuidagi kohatu. Võib-olla see on nagu juhuslik, aga juhtumisi, eks ju, siin Joosepi ka mahitusel lugesin jälle neid tetraeedri luuletusi. Ja siis minu jaoks oli muidugi, et see kuju keset väljakut on nagu tetraeeter Karjamaal. Ma ei tea, et see on täiesti võib-olla suvaline seos, aga täpselt mina niimoodi tajusin sel hetkel, eks ju. Aga et see kohatus, see tunne oli minu jaoks see sama tunne, eks. Et ta on nagu kuidagi kohatu, ühelt poolt ta tahab sinna massi sulanduda tõesti, jah. Ta on nagu üks, et ta muutub üheks selle väljakuga ja nende inimestega, aga teistpidi ta on ka täiesti kohatu seal väljakul.
ja minu jaoks võib-olla see kohatuse tunne või teistsuguse ja samal ajal ka erilisuse tunne on see, mida nagu see tekst minu jaoks joonistas või mina vähemalt seda lugesin seal. Ja muidugi ta teatud mõttes võib-olla on nagu mitte nii positiivse lõpuga, või et ta on nagu selline, Marju nimetas, et traagilise lõpuga, aga ma ei tajunud seda nii, et ta pigem nagu ju paneb ühte kohta nagu punkti, et ta sõlmib selle tagasi kokku, ütleb, et Anna ongi see kuju seal keset väljakut, et ta on kohatu ja et see elu trummel on selline mingi paratamatus, millega me peame kõik nagu silmitsi seisma. Aga vähemalt sul tekib enda suhtes mingi aus või selline, mitte aus, aga õigem pilt või et sa oledki kohatu või et sa koosned nii mitmetest mõjudest siis või nendest mõjudest, mida te siin ka enne rääkisite. Niimoodi mõtlesin. Olgu, suur tänu kõigile, eriti Indrek Ojamile, Mirjam Hinrikusele ja Marju Lauristinile. Suur tänu. Aitäh kõigile külalistele, aitäh vaatajatele, kuulajatele. Kõik, kes on siin, saavad jätkata suvisemist, meenutamist ja me kohe-kohe saame ka jõuda selleni, et meie lauke katab end. Ja ülekanne